Nimelt on külas selline mees nagu Artjom Savitski. Tere, Artjom! Tere! Et sind siis teatakse praegu kõige rohkem ilmselt saate Eesti otsib superstaari finaalist, on nii? Vist küll, jah. aga veel üks tähtis asi, miks sa täna siin oled, on see, et sul on ju uus lugu ilmunud juba, on ju? Just nii. Et aga räägi natuke sellest loost, lugu kannab pealkiri Ainus soov, et kuidas see lugu tekkis, kes selle sõnad kirjutas, kes viisi kirjutas? Tegelikult see oli niimoodi, et mul tulevad kõige paremad lood siis, kui mul räägin masendus. Ja siis sel sügisel siis oli siuke periood, kus mul oli päris halb olla. Ja täitsa lampi tuli see refrääni viis, siis ma hakkasin seda arendama. Ja lõpuks sain sellise loo. Ja Liis Lass kirjutas siis sõnad. Okei, et super hea looga tegemist, nii et tundub, et siis ongi kunsti inimeste ande ja halvast asjast loominguliselt hea väljund leida lõpuks. Jah, midagi sarnast. Okei, selleks väga keeruliseks, aga kuulame vahepeal. See on aga kaua, ütleme sul ühe loo kirjutamine, kaua see ideest lõppteostuseni aega läks? Just selle looga läks isegi suht kiiresti, ma arvan, et ma sain kogu loo mingi 3-4 päevaga valmis. Aga siis ongi see, et tegelikult kui on nagu hea lugu või kui tuleb hea nagu siuke inspiratsiooni moment, siis ta lähebki nagu kiiresti ja siis sa saadki nagu hea loo kiiresti valmis. Aga vahel on niimoodi, et sa nagu nühid ega midagi ei tule. Aga kuidas sul plaanid edasi on? Kas hakkab neid laule nüüd tulemagi järjest või ootad jälle mõnda masendushetke või? Ei no ma ikka vaikselt mingid demosid toodan ja midagi on nüüd ka. Ja ma arvan, et päris varsti saab veel midagi välja lastud. Kas võib loota, kas su fänni peab loota ka plaati? Võib-olla tõesti, kui hästi läheb. Jah, see on siis saladus, et selleks kutsume sa kunagi uuesti siia, siis täpsemalt rääkima, kui plaat juba tulekul on. Just. Aga esinemiste kohta ka, et on teil bändiga praegu mingeid esinemisi ka paigas või tulemas või kus üldse näha saaksid esinemas, kui fännid tahavad või? Praegu vaikselt tuleb, aga nagu miski ei ole veel kindlalt paigas, nii et ma ei tahaks sul midagi nagu ette hõisata. Nii et jälgi, kas sul on Facebookis näiteks mingi fännileht või on teil? Jah, Artjom Savitski fännileht on täitsa olemas. Minge otsige üles see Facebookist, vajutage like ja saate teada, millega Artjom tegeleb. Aga räägime natuke nüüd sellest Eesti otsib superstaari saatest ja kuidas sinul sinna minek sattus, kas ka sõbrad sundisid või oli mingi muu põhjus? Tegelikult kui põhjus oli väga lihtne, kuna ma eelmisele hooajal ei saanud isegi kollast kaarti, siis ma sel hooajal tahtsin selle kollase kaardi kätte saada. Ja nii ta läks edasi lumepallina. Jah, nagu Michael Jackson ütles, et tuleb seada eesmärk ja siis see ületada mitmekordselt, et see vist täpselt nii läks. Aga olid sa ise ka nagu ehmunud või üllatunud ennast finaalist leides või kuidas see tee sul kulges? Ma ei teagi, et kui ma selle kollase kaardi sain, siis ma olin nagu niivõrd õnnelik ja siis see kuidagi läks nii loomulikult, et ma ei teagi. Eks ma ikka väga tahtsin sinna finaali saada ja siis lõpuks jäin teiseks, et väga lahe. Aga kuidas oli, et sa olid vist nagu ennast ületanud kõvasti, sul väga suurt kaotuse kibedust seal ei olnud või oli see võiduiha ikka päris suur, et tõmbas? No ütleme nii, et ei olnud tegelikult jah, et meil kuidagi või Liisiga oli kuidagi nii sõbralik suhe, et ei olnud nagu siukest väga kiskumist ega midagi, et jah. Aga kuidas te praegu ka suhtlete veel või temal on vist hästi palju oma plaadiga tegemist ja kuidas teil üldse see suhtlus nüüd peale finaali on läinud? Tegelikult väga ei suhtle enam, et mõlemal on kiire. Aga kui rääkida sellest, kui sa üldse alustasid muusikaga tegelemist, kes olid su eeskujud, millal sa hakkasid laulma, räägi natuke, kuidas sa üldse selle asja juurde sattusid? No ma hakkasin laulma 99. aastal, kui mind ema sokutas siis Tallinna poistekoori ja seal ma käisin mingi 9 aastat ja vahepeal pärast häälemurret hakkasin ma bändi tegema ja siis ma arvan, et sealt nagu saingi ma oma nagu põhioskuse, siis olen ise õppinud ja siis vahepeal käisin häälesaades ka, et saada nii-öelda pärast häälemurret tulevast porgandi häälest lahti. Ja no on see hästi õnnestunud, et veel kord minu meelest istub meil siis stuudios Eesti üks uue põlvkonna talendikamaid meeslauljaid ja meil siin Facebookis, et pikas perspektiivis võtta sealt ju kuhu sa üldse jõuda tahad, on sul mingi siht silme ees, et tahad olla siin Euroopa populaarseim meesartist kunagi või on sul mingisugune tuleviku visioon ka või kas sa julged sellest üldse rääkida?
tulevikuvisioon. Ma ei tea, ma ei julge, tegelikult tuleks unistada, aga ma ei julge liiga suurelt ka unistada või siis ma ei julge seda endale nagu tunnistada. Aga eks alguses tahaks Eestis populaarsust koguda ja siis vaatame, mis edasi saab. Ja see täiesti õnnestub sul selle uue looga, sest et Eesti raadiojaamad ju haaravad seda nagu sooja saia ja aga rääkides veel, kui ütleme, sul oleks võimalik teha mingisuguse, kes su eeskujud on, et kellega sa tahaks võimalik teha ühe maailma popstaari või rockstaariga koos muusikat, kes see inimene võiks olla? Ma arvan, et need on nii palju, kellega tahaks midagi koos teha, mida iganes. Aga näiteks 30 Seconds to Mars või Avenged Sevenfold, aga neil on juba vokalistid nii head, et ma võib-olla sobiks Astole lauljaks hea rõõm. Et kas sa käisid ka 30 Seconds to Marsi vaatamas Eestis? Ma kahjuks ei jõudnud, kuna mul oli samal ajal see Superstaari tuur. Aga oled näinud kuskil esinemas ka või niimoodi laivis? Ei ole. Aga kus sa ise üldse pidutsemas käid või kontserdit? Kuidas sa ennast välja elad? Rock-kontserdid on väga hea nagu väljaelamisviis. Ja ma ei tea, vahel klubides igal pool käin, et selles suhtes, et mul mingit piire endale ei sea. On mingi viimane parim kontsertelamus ka praegu niimoodi pähe tulemas kohe, kus sa eriti nautisid seda? Parim kontsertelamus. Mul on enda kontsert, et ma just hiljuti käisin Saaremaal klubis Privileeg ja tahaks veel kord nagu tänada seda publikut, kes seal oli täiesti uskumatu, mis seal toimus. Nad kiildusid ja karjusid ja see kisa oli lihtsalt nii kõva, et ma ei kuulnud, mida ma ise laulsin. Et see oli väga võimas. Tervitames kõiki Tre Raadio Saaremaa kuulajaid, neid on päris hulgaliselt. Ja kui sa, Artjom, tahad meie kuulajatele midagi soovida ka algavaks aastaks, et midagi positiivset või mingit motot, mille järgi sina elad, on sul midagi öelda sellist kohe? Mul otseselt mingit motot ei ole, aga ma soovin, et kõikide head soovid ikka täituksid ja et oleks produktiivne ja mõnus aasta. Küsitakse siis meie Facebookis Artjomilt, et milline on sinu lemmiklugu 30 Seconds to Marsilt? Et ma ausalt öeldes ei oskagi lemmikut välja tuua. See A Beautiful Lie, The Kill, Closer to the Edge, Kings and Queens, et ma olen näiteks seda viimast plaati, et mul üks ei olnud absoluutselt tunde, et ma kuulsin seda viimast plaati 3 korda järjest läbi ja mulle nii meeldib see ja üldse see bänd ja kõik, et ma ei oska nagu midagi lemmikut välja tuua. Okei, peale seda väikest juttu kuulame siis seda nende lugu ka Beautiful Lie. Aga Superstaari saate telgitaguste kohta veel, et kuidas teil seal, kellega sul veel seal näiteks hea klapp oli peale Liisi, et tahad sa kedagi veel eraldi välja tuua, kuidas see meeleolu teil seal oli väljaspool eetrit? Meeleolu oli meil alati hea ja ei ole nagu kellegagi vimma olnud ega midagi, et me saime kõik hästi läbi, ütleme nii, et keegi kellegagi tüüli ei läinud ja kõik oli okei. Jah, seda on ainult tore kuulda, aga kellega sa neist ütleme peale saate lõppu praegu kõige rohkem läbi käima oled sattunud? Ausalt öeldes nagu ei suhtlegi otseselt kellegagi. Katrin Merilin Poomi tahaks muidu tänada, et ta laulis näiteks Ainus soovis või siis selles ingliskeelse versioonis Higher Ground. Ta laulis mulle backboxid sisse, et teda olen vist hiljuti näinud. Ja Kevinit kohta on ka suht tihti linnas. Aga see ingliskeelne, sa räägid ingliskeelsest versioonist, et mis sellest on saanud, kas? No ma saatsin selle sinna Eesti Laulule, aga kahjuks ei läinud läbi. Aga mis plaan on edasi, kas proovite seda kuskil Euroopas plaadifirmadele ikkagi pakkuda või olete te mingit tööd sellega edasi ka praegu teinud? No eks me ikka teeme mingit tööd ja pakume igale poole, et jah. Et loodetavasti võib seda ühel päeval kuulda või näha mõnest Taeva kanalist, aga video tuleb kui sellele loole ei tule või mis sa üldse muusikavideodest arvad? Ei, muusikavideo on väga lahe asi, aga ma arvan, et sellele loole ei tule. Aga tulevikus vast ikka on plaanis teha, et Jaa, see oleks lahe. Nii et minge otsige veel kord, tuletan meelde Artjom Savitski, otsige Facebookist ülesse ja minge vajutage like, saate kõigi Artjomi tegemistega ennast kurssi viia. Ja meil on veel tervitusi. Rain kirjutas siin, et tervitab Siimu, tervitan Raini vastu. Siis Keijo kirjutab Tšauki, tervitan kõiki kuulajaid. Ja Keijo tervitab Artjomi ka ja Tre tiimi samamoodi. Siis Kairo kirjutab Heips, tervitaksin Mammu Kallist ja Katut, kes soovis laulu August Hunt Tantsulõvi. Ja oled sa kuulnud ka seda lugu? Jaa. Kuidas meeldib? Ja August Hunt sai minust väga plaadiga hakkama. Või ma pole terve plaati kuulnud muidugi, aga need üksikud lood, et päris lahe.
ja ma olen vaadanud neid videoblogisid, kuidas nad tegid, et tüübid on ikka hästi palju vaeva neid seda. Väga andekalt tehtud. Järgmisel kolmapäeval August Hunt Tre Raadio Soovikas ka külas. Nii et uurige asja, kes on selle kummalise nimega kollektiivi taga. Romi tervitab Tre meeskonda ja oma sõpru ja oma isa ka ja tahab soovilooks Keter Jaanilt midagi. Siis Brigitta tervitab Kellit, Pilvetit, Ramonit, Kätut, Kikut, Rauli, Volmarit, Koitu ja Karli ja Inna un momentot küsib tema. Siis Tauri ütleb, et hei, tervitused Randole, Keinile, Stenile, Mikule ja klassijuhataja Ulvi Jaansalule ka. Ütleb talle ka veel paar hüüd nime, aga see selleks tervitab meil ka Tre Raadiot ja tema tahab Michel Telot, Aisse Eute Peegot ka ja Lenni Lavida remixi sellest. Koolist rääkides, Artjom, sina lõpetasid ka Superstaari ajal kooli. Kuidas läks? Mul läks väga hästi, et kõik eksamid olid teda 80, et Maitamas oli 75. Nii et kuulate Eesti noored, kuulake. Teie, kes te siin räägite, et ei viitsi koolis ka ei õppida. Teine mees tegi Superstaari saate finaaliks valmistusi samal ajal ja tegi eksameid. Ja ma ütleks, et gümnaasium on ikka väga tore võrreldes ülikooliga, nii et teiega nautige seda aega. Ja saladus pole siis, mida sa õpid praegu? Telekommunikatsiooni. Nii et tulevikus jah, eks näis, mis tulevik toob, et sa ei ole selle eriala mõttes või sa mõtled ikkagi sellega tööle hakata kunagi või kuidas? Ei, ma õpin kõrvalt mingit eriala, et selles suhtes, et ma ikka tahaks muusikaga läbi lüüa, aga peab mingi plaan B olema. Okei, aga meie kuulame vahepeal. Räägi Artjom veel siia lõpetuseks, et millal fännid võivad järgmist lugu oodata, millal võime hakata raadios mängima, et natuke kohatu küsimus küll siia äsja ilmunud ainus soovotsa, aga äkki oskad mingeid vihjeid anda? No, äkki veebruaris. Okei, esinemiste kohta siis tuleb otsida infot su Facebooki lehelt. Jep.